Tere kõigile, ilusat võidupäeva. Brüsselis on 23. juuni õhtupoolik. Euroopa Parlament on selleks korraks oma plenaaristungiga ühele poole saanud ja ma arvan, et tänase istungi kõige tähtsam küsimus oli resolutsioon Ukrainale, Moldovale ja Gruusiale Euroopa Liidu kandidaatriigi staatuse andmise üle. Ei ole saladus, et kui ei oleks sõda Ukrainas, siis seda küsimust ei oleks arutatud. Sest ükski nendest riikidest ei ole tegelikult valmis alustama läbirääkimisi Euroopa Liiduga Euroopa Liidu liikmelisuse üle. Aga praegu käib sõda ja ukrainlased on verega välja teeninud, sõna otseses mõttes, verega, hukkunutega, kannatanutega, surnud lastega, vägistatud naistega välja teeninud selle, et tehakse põhimõtteline poliitiline otsus ja antakse Ukrainale kandidaatriigi staatus. Euroopa Parlamendi sellekohase resolutsiooni poolt hääletas väga suur enamus parlamendi saadikutest, üle 530, mis on väga suur number. Sama resolutsiooniga otsustati toetada ka kandidaatriigi staatuse andmist Moldovale, mis mõnes mõttes tundub loogiline, arvestades Moldova viimaseid arenguid ja Moldova edukat Euroopa integratsiooni, ja seda on hea näha olukorras, kus veel mõned aastad tagasi olid Moldova kohal suured küsimärgid. Kolmikust eraldus Gruusia ja mitte positiivses mõttes. Gruusiale korrati üle nii-öelda Euroopa perspektiivi ja lubati tulla tagasi kandidaatriigi staatuse arutamise juurde aasta lõpus, kui Gruusia on ära täitnud mitmed ettekirjutused, soovitused, reformid ja lubadused. Ehk tegelikult kordas Euroopa Parlament seda, mida komisjon oli öelnud eelmisel nädalal. Ja väga suure tõenäosusega saab see sama otsustavaks täna ka samasuguseks otsuseks ka Euroopa Nõukogus, kus otsuse teevad valitsusjuhid. Aga tulles tagasi Gruusia juurde. Gruusias on muidugi väga suur pettumus. Aga ma ütleksin, et selles otsuses ei ole midagi üllatavat. Oleme ju seda näinud, kuidas Gruusia, kes veel mõned aastad tagasi oli kõige edukam idapartnerluse riik, on viimastel aastatel oma edu maha mänginud. Reformid venivad, valitseb suur poliitiline polariseerimine, opositsioon ei tee koostööd valitsusega, valitsus ei tee koostööd tsiviilühiskonnaga, inimõiguslastega, ehk kriitikat selle riigi aadressil on tulnud viimastel aastatel väga palju. Ja ma arvan, et otsustavaks sai ka see, mis sai Euroopa Liidu poolt vahendatava protsessiga. Teatavasti pakkus Euroopa Nõukogu president Charles Michel tegelikult kõrgeimat, mida Euroopa Liit saab pakkuda, pakkus vahendamist Gruusia poliitiliste jõudude vahel. See on see niinimetatud Charles Micheli eelmise aasta 19. aprilli leping. Alguses kirjutas sellele valitsuspartei alla, opositsioon ei kirjutanud, siis võttis ka valitsuspartei allkirja tagasi. Ehk tegelikult see vahendamine kukkus läbi Euroopa Liidu poolt. Ja olekski olnud imelik oodata, kui president Charles Michel oleks täna küsinud nõukogult midagi muud kui seda, mida ta suure tõenäosusega küsib, ehk teatud tingimuste täitmist Gruusia poolt, enne kui hakatakse arutama Gruusia kandidaatriigi staatust. See ei tähenda, et Euroopa Liit pöörab Gruusiale selja, vastupidi. Gruusial on viimane aeg vaadata peeglisse, teha oma järeldused ja hakata reforme ellu viima. Ukraina rõõmustab, Moldova rõõmustab ja meie koos nendega. Ja kuna täna on võidupüha, siis tahakski lõpetuseks öelda: elagu Eesti, slava Ukraini!